Tere, mina olen Markus, räägin töönõudmistest ja ressurssidest. Vahepeal korraks refreshin slaide, leidsime ühe kiire vea, mille saab kohe ära parandatud. Aga sissejuhatuseks siis ehk nii palju, et mina ei tea, kuidas teiega, aga kui mina oma kolleegidega aeg-ajalt tööst räägin, siis ikka kipub juhtuma, et kuuled erinevaid arvamusi ka selle kohta, et noh, kui minu juht ikka on väga kontrolliv ja ei lase mul ennast arendada, et siis mul on ikkagi kehv olla või kui minu otsene juht tegelikult ei ole ikkagi niivõrd kompetentne, siis on minul endal ka valus, sellepärast et siis on minul endal ka nagu natukene tööd raskem teha. Näiteks selle tõttu, et minu otsene juht ei saa tegelikult aru, millega ma tegelen ja seetõttu pole võib-olla nõus kõigega kaasa minema. Ja kuigi need väited kõik on hästi toredad, siis aeg-ajalt kipub nendesse väidetesse eksima siukseid väärmõisteid või väärtõdesid ja õnneks meil on olemas andmeid, et siis testida, et kas kõik need väited ikkagi vastavad tõele. Ja näiteks minu jaoks üks väga huvitav avastus eelmine aasta, kui me ühe teise uuringu andmeid uurisin, oli see, et kuigi koolijuhid ise peavad oma nii-öelda kognitiivseid nõudmisi päris kõrgeteks, ehk siis neid oodatakse töölt palju ja nad peavad olema pidevad ideede generaatorid ja nii edasi, siis näiteks nemad ise ei tunneta, et see kuidagi mõjutaks negatiivselt seda, et nad jõuaksid tähtajaks oma tööd tehtud või et neil oleks väga keeruline neid ülesandeid, mis siis lõpuks neilt oodatakse, et neid korda saata. Kuigi võib-olla loogiliselt ju võiks tuletada, et kui töö on kognitiivselt nõudlik, siis see võib kuidagimoodi negatiivselt mõjutada ka näiteks seda, kas tööd kõik jõutakse tähtajaliselt ära teha. Nii et nendest teemadest siis lähima veerand tunni jooksul natukene räägime. Ja kui varasemad uuringud on siis, et töönõudmisi ja ressursse on uuritud Eestis ka varem, aga võib-olla selle uuringu eripära siis on see, et sedapuhku me ei uurinud ainult koolijuhte, vaid uurisime siis kõiki juhtkonna liikmeid ja täna ka siis natukene vaatame, et kas siis koolijuhtide ja teiste juhtkonna liikmete vahel siis paistab ka mingisuguseid erinevuseid. Aga esmalt siis kõigepealt, et mis need töönõudmised ja ressursid on, et kui me räägime sellistest töökeskkonna tingimustest, et kui töökeskkonna tingimused on inimese jaoks tasakaalust väljas, siis inimene reageerib neile kuidagi. Ehk et kui meil on näiteks palju töönõudmisi, siis selle tagajärjeks võib tekkida tööstress, töövõime võib langeda ja põhimõtteliselt lõpuks võib juhtuda ka niimoodi, et näiteks tekib läbipõlemine, inimene läheb töölt ära ja nii edasi. Vastupidi, kui meil on palju tööressursse või meil on ressursid, mis suudavad siis neid töönõudmisi tasakaalustada, siis ka mingisuguste keerulisemate ülesannete või raskemate perioodide ajal, kui on palju vaja teha, siis ma tegelikult tulen selles töökeskkonnas toime, sellepärast et see nii-öelda keskkond ise, kus ma töötan, toetab seda, et mul on võimalik seal nii-öelda ellu jääda. Ja Demeruti ja kolleegid on siis kunagi ammu teinud siis niisuguse asja nagu töönõudmiste ja ressursside mudel, mis siis hindabki neid erinevaid töövõime mõjureid, et saada aimu, et millised mõjurid siis soodustavad tööstressi ja läbipõlemist, ehk mis siis on need töönõudmised, mis seda töökeskkonda tasakaalust välja ajab ja täpselt samamoodi, et mis on siis need ressursid, mis suurendavad tööle pühendumust ja mis aitavad siis tasakaalustada neid nõudmisi. Ja siin on ka siis antud töönõudmiste definitsioon, et siis selle teooria alusel või selle mudeli alusel siis töönõudmised on sellised füüsilised, sotsiaalsed või organisatoorset tööd mõjutavad tegurid, mis nõuavad pidevat füüsilist ja vaimset pingutust ja on siis seetõttu seostatud konkreetsete füsioloogiliste ja psühholoogiliste kuludega. Ehk et kui näiteks pidev töötempo on hästi kiire, et siis võib juhtuda, et näiteks selle tagajärjel üks moment inimene enam ei suuda sama efektiivselt tööd teha, kui võib-olla varem. Ja siis selle uuringu raames me uurisime siis 3 sorti töönõudmiseid, töökoormust, töötempot ja kognitiivset koormust. Et ma ei hakanud kõiki neid küsimusi, et need on siis koondtunnused, ma ei hakanud kõiki küsimusi siia välja tooma, sest neid oli päris palju. Aga noh, ma toon näitena, et töötempol me uurisimegi seda, et kas sa näiteks jõuad kõik tööd tähtaegselt ära teha või kognitiivse koormusel me küsisime seda, et kas näiteks sulle on nii-öelda peale pandud ootus, et pidevalt on vaja ideid genereerida, mingisuguseid lahendusi välja pakkuda, mingisuguseid nii-öelda tulekahjusid kustutada. Ja mis selgus, oli see, et erinevate siis ametikohtade vahel siin tegelikult statistilist olulist erinevust ei ole. Et kõige kõrgemalt hindavadki siis juhtkonna liikmeid just kognitiivseid nõudmisi, ehk siis need on nii-öelda kõige suuremad töönõudmised, millega nad siis peavad silmitsi seisma.
et kui töökoormus ja töötempo olid pigem sellised töönõudmised, kus keskmised hakkasid seal 3-ga ehk et olid enam-vähem mõõdukad, et siis kognitiivne koormus oli selline, kus siis juba nii-öelda anti kõrgemaid hinnanguid ehk et oli selgelt näha, et see on võib-olla töönõudmistest siis kõige suurem väljakutse kõikide juhtkonna liikmete jaoks, et seal siis ametite vahel erinevust väga ei olnud. Nüüd tööressursid on siis sellised füüsilised, psühholoogilised, sotsiaalsed või organisatoorsed tööd mõjutavad tegurid, mis siis võivad aidata kaasa tööeesmärkidele saavutamisele, võivad vähendada töönõuetega kaasnevad siis füsioloogilist, psühholoogilist kulu, see on see, millest ma rääkisin, et see nii-öelda tasakaaluefekti tekitamine või siis ergutada inimest kasvama, õppima ja arenema. Ja siin me uurisime siis 2 koondtunnust, et esimene oli siis töö väärtustamine ehk et küsimus sellest, et kas inimene, kes või see juhtkonna liige oma ametikohal, et kas ta tegelikult väärtustab seda, mida ta teeb, kas tema jaoks on tema töö oluline. Ja teine pool siis see, et kas tal on võimalik nendes küsimustes, mida talt oodatakse, kaasa rääkida, kas tal on võimalik otsustusprotsessidesse panustada ja nii edasi. Ja siin samamoodi siis skaala oli 1-5 nendel küsimustel. Ja kui me nüüd vaatame neid keskmisi, siis siin teatavad erinevused siis tööressursside puhul siiski on ja need on ka statistiliselt või statistiliselt olulised. Et kui me vaatame töö väärtustamise koondtunnuse siis keskmiseid, siis me näeme seda, et just õppekorraldusjuhtide puhul see keskmine on teistest erinev. Ehk et mingil põhjusel siis just õppekorraldusjuhid väärtustavad oma tööd vähem või õigemini siis väärtustavad erinevaid siis tööga seotud nagu tegureid vähem ja selle tagajärjel siis mingil põhjusel nad siis ei tunne võib-olla ka ühest küljest seda, et nad ise on tööl väärtustatud, aga seda, et nad siis selle tagajärjel tahaksid võib-olla näiteks rohkem ka sinna töökeskkonda panustada. Aga ja kui me vaatame ka mõjukust ehk siis seda, et kui palju on võimalik tegelikult siis nendel erinevatel juhtkonna liikmetel erinevaid siis kooliga seotud otsustusi või oma tööga seotud otsustusi mõjutada, et ka siin on näha, et õppekorraldusjuhtide keskmine on madalam, aga ka õppejuhtidel tegelikult see kipub olema madalam ja kui me võrdleme näiteks koolijuhte ja õppejuhte, et mis enne Eve ka ütles, et kuna nende valim oli sarnane, et siis nad on ka võrreldavad, et siis siin nagu on ka teatav vahe sees. Ja põhisõnumid ongi see, et nii töö väärtustamises kui mõjukuses ilmnesid ametite vahel statistiliselt oluliselt seosed ennekõike siis õppejuhtide ja teiste vahel. Võrreldes koolijuhtidega tunnevad õppejuhid mõnevõrra vähem, et neil on võimalik tööga seotud küsimusi mõjutada, et siin on siis toodud ka nende keskmiste võrdlused. Ja õppekorraldusjuhtidel on siis töö väärtustamisega seonduvaid väljakutseid siis enim. Et kui koolijuhtidel see oli näiteks 4 ümber, siis õppekorraldusjuhtidel on see 0,5 võrra väiksem. Siis uurisime ka inimeste vahelisi suhteid. Ja siin on samamoodi välja toodud koondtunnused, et täpsemalt siis uurisime rolliselgust ehk et kuidas siis erinevad juhtkonna liikmed tajuvad, kas nende ameti ülesanded, ametikoht, roll on neile piisavalt selge, siis otsese juhi tuge ja tegelikult ka selle juhi kvaliteeti, ehk siis ühest küljest seda, et kas siis otsene juht peab oluliseks siis enda töötajaid toetada, aga teisest küljest, kas tal on ka see piisav kvaliteet olemas, ehk siis kas tal on piisav võimekus ja teadmised selle jaoks. Siis seotus töökohal ehk et põhimõtteliselt küsimus, mis natukene võib-olla selle tööressurssidega ka seondub, ehk et kas tegelikult inimene tunneb, et ta on nii-öelda osa kollektiivist, osa sellest kogukonnast ja viimasena siis ka tööga rahulolu. Ja siin võib-olla vajab täpsustamist, et kui me räägime otsesest juhist, et siis koolijuhtide puhul otsene juht on siis koolipidaja ehk et näiteks kohaliku omavalitsuste puhul keegi vallavalitsuse või linnavalitsuse esindaja, vallavanem, linnapea ja riigi puhul siis see võib olla näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, erakoolide puhul siis me räägime nendest MTÜ-dest või sihtasutuste nõukogudest või seal siis, kuidas iganes on ära otsustatud, kes siis koolijuhi puhul seda otsese juhi suhet peab ja siis teiste juhtkonna liikmete puhul me räägime siis ennekõike siis koolijuhist kui otsesest juhist. Ja kui me siin neid tulemusi vaatame, et rolliselguse puhul me jätkame kohati sarnaste tulemustega, et õppekorraldusjuhid siin selgelt jälle ka paistavad välja,
et õppekorraldusjuhtidel on enim küsimusi rolli selguse kohta, aga siin huvitaval kombel isegi statistiliselt olulist erinevust ei olnud, kus tekkis statistiliselt oluline erinevus oli koolijuhtide ja huvijuhtide vahel. Ehk et ja siin ma tegelikult hakkasin mõtlema, kui ma Eve esitlust kuulsin, et huvijuhtidel, ma saan aru, oli suurim väljakutse ka autonoomsusega, et siis ka tegelikult need tööressurssid ja nõudmiste küsimustiku andmed peegeldasid seda, et huvijuhtidel on selle rolli selgusega probleeme kohati ja kui me vaatame ka näiteks seotust töökohal, mis on siin kohe rolli selguse joonise all, et siis ka töökoha seotusega on just huvijuhtidel enim probleeme. Nii et loomulikult need andmed ei võimalda põhjapanevaid järeldusi teha, et miks see täpselt nii on, aga näiteks kui ma mõtlen selle autonoomsuse küsimuse peale, et siis kohati huvijuhtide väljakutse võibki olla see, et nad võib-olla alati lõpuni ei tea, kust nii-öelda nende ülesannete piir läheb, ehk et mille eest nad täpselt vastutavad ja teisest küljest võib-olla nende töö on kohati ka hektilisem just selle tõttu, et nende tööülesannete hulka võivad kuuluda nagu väga erinevad asjad ürituste korraldamisest õpilasesinduse nõustamiseni ja nii edasi, et see võib-olla stabiilsus seal ametikohal on täpselt samasugune erinevus. Aga kui me läheme nüüd selle juhi kvaliteedi ehk siis selle otsese juhi kvaliteedi ja siis selle toe juurde, siis siin jällegi on näha teistsugune nii-öelda ilmne erinevus, et kui juhtkonna liikmed, kes ei ole koolijuhid, pigem hindavad kas keskmiselt või kõrgelt juhi tuge ja juhi kvaliteeti, siis koolijuhid jällegi enda otsese juhi ehk siis kas kohaliku omavalitsuse või riigi või erakoolipidajaga on ilmselgelt oluliselt vähem rahul ja see tuli tegelikult, see on statistiliselt oluline erinevus esiteks, aga see tuli ka kõiki nii-öelda otsese juhi kvaliteeti ja tuge puudutavates küsimustes välja. Ehk siis kõikide küsimuste puhul, kus me seda uurisime, oli selgelt näha erinevus, et just koolijuht on rohkem enda otsese juhiga hädas, kui seda hindavad siis ülejäänud juhtkonna liikmed oma otsese juhi puhul. Mis justkui võiks siis näidata, eks ole, et koolijuht tegelikult oma juhtkonna juhina suudab tegelikult paremini toetada siis oma kolleege, kui koolijuhti ennast suudetakse siis pidaja poolt toetada. Ja siit ka need põhisõnumid siis, et huvijuhtide selle nii-öelda sõnumi ma juba tõin välja. Koolijuhtide rahulolu siis oma otsese juhi toe ja kvaliteediga on madalam kui teiste ametite rahulolu. Aga ütleme sihuke koond tunnusena nii-öelda tööga rahulolu kui selline, et kus küsitigi täpselt seda, et noh, kas ma olen siis oma tööga, eks ole, rahul niimoodi üldises pildis, et seal võiks öelda, et kõigil ametikohtadel on see mõõdukas, et seal siis tegelikult ametikohtade vahel erilist erinevust ei olnud, vähemalt mitte olulist erinevust. Uurisime ka täpsemalt siis seda, et kuidas siis neid erinevaid kriteeriume või parameetreid, mis siis seda otsese juhi tuge puudutab, et kuidas siis seda erinevad osapooled näevad. Et siin samamoodi tuli jälle välja see siis, et koolijuhid hindavad enda otsese juhi teadmisi mõnevõrra madalamalt kui teised ametikandjad koolijuhi oma ja siin oli samamoodi tuli siis statistiliselt oluline erinevus välja. Ja koolijuhid hindavad otsese juhi poolt seatud ootuste selgust vähesemaks võrreldes teiste ametitega. Võib-olla natuke segane lause, aga mõte on siis selles, et kui koolijuhtide käest küsiti, et kas neil on selge, mida otsene juht temalt tema töökohas ootab, siis koolijuhid hindasid seda negatiivsemalt. Ehk siis teised ametikandjad leidsid, et nemad saavad paremini või selgemalt aru, mis ootused neile ametikohal on loodud võrreldes siis koolijuhtidega. Ja kui vaadata seda, ja me küsisime ka seda, et kui nii-öelda see ametikandja siis läheb oma otsese juhi käest mingit tuge küsima, et millistes küsimustes siis enim tuge saadakse, et ka siin on teatav erinevus, küll mitte väga suur ja oluline, aga siit on nii-öelda siis top 3 on nagu mõlema puhul välja toodud, et kui koolijuhid siis said oma otseselt juhilt enim tagasiside seoses materiaalsete ehk siis niisuguste rahaliste ja võib-olla mingite ressursside küsimustega abi, siis juriidilise poolega abi ja said ka moraalset tuge, et siis teistel ametikohtadel töötajad said siis koolijuhilt enim tuge kõigepealt nii-öelda moraalselt, ehk siis mingi moraalne tugi, julgustus, mingisugune taoline asi, siis strateegilise planeerimise küsimustes ja siis ka materiaalse abiga.
siiski tuleb nentida, et arvatavasti see on mõnevõrra ka loogilisem, et koolijuhtide puhul näiteks see juriidiline tugi on populaarsem või rohkem topis, sest vaevalt, et teistel ametikohtadel jällegi on nii palju koolijuhilt niisugust juriidilist abi või nõu küsida, et siin on ka nagu võib-olla natukene teatav rolli erinevus lihtsalt mängib ka rolli. Ja viimasena siis uurisime ka arenguvestluste kohta ehk et kõigepealt seda, et üleüldse, et millal viimati siis nendel erinevatel ametitel toimus oma otsese juhiga arenguvestlus, aga ka siis see, et milline see arenguvestluse tulemus oli. Ja kui vaadata tulemusi, siis siin on siis koondtabel selle kohta, et millal toimus siis teie ja teie vahetu juhi vahel viimane arenguvestlus. Et kui me seda graafikut vaatame, siis me näeme tegelikult seda, et kõige võib-olla, ma ei teagi, kas on murettekitav, aga võib-olla selgelt, mis paistab välja, et mis puudutab õppekorraldusjuhte ja õppejuhte, et siis nende hulgas on enim neid, kuigi ma möönan, et õppekorraldusjuhtide valim on väga väike, et siit muidugi põhjapanevaid järeldusi teha ei saa. Aga siiski nende kahe valimise seas on enim neid, kellel ei ole tegelikult mitte kunagi oma siis karjääride jooksul arenguvestlust toimunud. Jällegi küsimusele, et miks on nende andmete põhjal keeruline või peaaegu võimatu vastata. Minu enda võib-olla üks hüpoteesidest võib olla see, et kohati võib-olla arenguvestluse asemel tehakse mingisugused vestlused ja asjad ära muude nii-öelda tööülesannete käigus või kolleegid räägivad omavahel, küsivad nii-öelda üksteiselt möödudes või lõunalaua taga, eks ole, et kuidas sul läheb, aga kindlasti see ei saa asendada, eks ole, niisugust arenguvestlust, kus päriselt siis pühendutakse nendele küsimustele. Aga jah, et mingil põhjusel siis just õppejuhtide ja õppekorraldusjuhtide seas see paistab välja. Aga enamjaolt siis, kui vaadata nagu kõiki neid ametikandjaid, et siis ikkagi umbes aasta jooksul siis enamus ametikandjatel siis on olnud oma otsese juhiga mingit sorti arenguvestlus. Ja uurisime ka siis seda, et mis seal arenguvestluse tulemus on. Ja kui nüüd neid andmeid vaadata, et siis selgelt populaarseim arenguvestluse tulemus või see sagedasem arenguvestluse tulemus oli see, et vahetati omavahel informatsiooni. Siin siis igaks juhuks ütlen, et oranžine on siis teised ametid ehk siis teised juhtkonna liikmed ja mis ta on roheline või sinaks roheline on siis koolijuhid. Et selgelt siis kõige populaarsem või kõige sagedasem tulemus oli see, et vahetati omavahel informatsiooni ja järgmised võib-olla populaarsuselt järgmised vastused siin natukene lähevad koolijuhtide ja teiste ametite vahel erineva. Et koolijuhtide puhul on näha, et võib-olla ollakse kriitilisemad ehk et populaarsuselt teine vastus on see, et toimus lihtsalt tore vestlus ilma suurema eesmärgita. Aga samas öeldi ka seda, et tulemuseks oli parem arusaam ootustest ja ettepanekutest mulle. Kuigi, kui me nüüd võrdleme teiste ametitega, et siin on näha, et tegelikult siis teised ametid sagedasemini leiavad seda, et tulemuseks oli parem arusaam siis ootustest ja ettepanekutest tema tööle. Ja siit siis ka põhisõnumid, et õppejuhtide ja õppekorraldusjuhtide seas on enim neid, kellega ei ole kunagi arenguvestlust otsese juhi poolt läbi viidud. Suurim arenguvestluse väljund on omavahel informatsiooni vahetamine, samuti parem arusaam ootustest. Aga jah, et koolijuhid siis kipuvad hindama arenguvestluse väljundit pessimistlikumalt, ehk siis neid nii-öelda vestlusi peetakse, aga nende hulgas on rohkem siis neid, kes leiavad, et see vestluse tulemus ei kanna eriti suurt eesmärki või suurt eesmärki. Ja enne kui ma aruteluks annan ka, et võib-olla tekkis küsimus selle kohta, et mis need tööressursid ja nõudmised siis ikkagi päris täpselt on, et paar aega tagasi kirjutasime selle kohta ka artikli, kus siis saab lähemalt lugeda ja tegelikult tutvuda ka eelmise koolijuhtide seas läbi viidud töönõudmiste ja ressursside uuringuga ka, kus neid küsimusi ja parameetreid tegelikult oli ka veidi rohkem, kui siin praegu jõudsin näidata. Aga nüüd, kui on küsimusi või mõtteid, siis palun. Õppejuhtide pärast. Tundus, et õppejuhid olid ka sellises turvas olukorras. Jaa, selles mõttes ma olen nõus, et kui me võtame siin näiteks võib-olla just need, mis puudutavad seda rolliselgust ja võib-olla ka tööga rahulolu,
et Aga arenguvestlus. aga ka arenguvestlused või siin ma ei mäleta, et siin ma peast nüüd küll ütlen, ma arvan, et siin ei olnud statistiliselt olulist erinevust koolijuhtide ja õppejuhtide vahel. No 4,3 ja 4, nojah, okei, jah, selles mõttes küll jah, usaldus, jah, need ei kattu jah, aga ja, et jah, selles mõttes ma olen nagu nõus, et see, mis õppekorraldusjuhtidel olid negatiivsemad tulemused, siis õppejuhid ei olnud neist väga palju maas päris mitmes küsimuses. Näiteks see arengu toetamine kuidagi vaevama. Et võib-olla koolijuht ju peab õppejuhti tõenäoliselt oma koolis ikkagi sellisest paremaks käeks, aga ta unustab tema toetamise ära. Jah. Aga kas siin ei või olla ka see, et tegelikult peaks edasi vaatama, et kui kaua need õppejuhid ja näiteks ka need 5 õppekorraldusjuhti, kellega ei ole mitte kunagi peetud arenguvestlusi, kaua nad on ametis olnud, sest et nagu Eve ütles, et kui õppekorraldusjuhid võivad seostada meil näiteks riigigümnaasiumitega, siis meil ongi ju viimastel aastatel väga palju riigigümnaasiume avatud, on ju. Et võib-olla see on see üks. Ja küllap peabki sellepärast, et kui samas vaadata nagu seda tulemuse graafikut, et siis tegelikult nii-öelda need teised juhtkonna liikmed ei vaata selle arenguvestluse tulemusele nagu sugugi negatiivselt või sest et meil üks valik oli ju ka see, vaatame, kus ta siin on, et vestlusest jäi mulje, et juht hindab vestlust kui pelgalt seadusest tulenevat kohustust, et selle variandi valis juhtkonna liikmete seast ainult 2% vastajatest, et koolijuhtidel oli jälle see suurem, et jah, et võib-olla tõesti tulebki vaadata täpsemalt ja selgemalt sinna sisse, et mis see taust on ja et kas see on staažiga seotud või on see mingisuguse muu parameetriga seotud. Nii, aga siis vist on järgmine teema.